on siis selline huvitav asi, et ostsin selliseid asju, seakeed ja võttisin esimest korda teha, suitsetada neid. Olen tükk aega vaatanud siin poodides, neid on müügil ilusasti, et peaks katsetama ise ja täna teemegi seda ära siis. Nii, käin lahti, mul on siin natukene vett, korraks loputan nad üle. Ja kuna ilm läks natukene nagu ilusaks, siis teeme seda väljas. Nii. Siia sisse läheb siis lorberilehte. No ma mõned võtsin, ma ei tea, paneme siin umbes täpselt. Mina panen ka paar seda terapürtsi. Nii, musta terapürt kindlasti. Nii, paneme natukene veed. Nii, ja soola. Ma ei kujuta ette. Panen 2. Vaatame, mis ta siis teeb. Nii. Ja meil on lõkke kenasti üleval juba. Nii. Asi läheb ilusti keema. Vaht tuleb kindlasti ära koorida pealt. Ja ega seal muud ei olegi. Küll aga ma arvasin, et ma nagu liiga mage. Siis ma panin ühe rusikatäie nagu soola veel juurde.
pika varrega lusikad vaja. Siin seda vahtu tuleb ikka. Nii et jah, vahu korjad ära ja las ta siin keeb. Kuna siin lõkke peal on see ja siit sul on kogu aeg kuum, siis on see, et ma vahepeal panin külma vett nagu juurde, et ta väga üle ei keeks. Teine asi on muidugi see, et ma puud madalamaks panema, et siis ta saab rahulikult keeda. Ja ühtlasi on ka see, et kergelt sajab vihma. Siin lubas ka. Et laseme tal poditseda, vihm ei tee talle midagi. Mis sai nüüd puud panna piisavalt nagu laiali, et ta ei kee üle, et siin tasapisi podiseb. Ma vaatan, et keele see pealmine nahk hakkab vaikselt ära juba tulema, et ega me väga kaua teda ei keedagi, need on väikesed seakeeled, veisekeeledega on nagu rohkem see keetmise aeg, kõik olenebki keele suurusest. Ja nii et vaatame. Lasen tal ikka kõvasti pool tundi veel keeda, aga kindlasti. Ja kuna meil on keeli nagu ainult 4 tükki, siis me ostsime eile liha juurde, et me paneme lihaga suitsu, et liiga tühjalt ei oleks ahi. Ostsime liha juurde. Nüüd on nii, et need keeled on seal ära keenud. Kuna see seakeel on suhteliselt väike, siis ma keetsin kuskil 45 minutit. Ja selle jaoks, et ma saaks selle keele pealt näitan kohe, siit selle naha maha, siis mul on külma vett toodud ja paneme külma vette ja siis see ära koorida. Nii, vaatame siis, saame raha lahti. Väga maha jahtunud juba. Siin jama on siin sees. Selle puurkaevast äkki tuleb ikka jahedat vett, ma arvan. Aga Eks igaüks teeb eri moodi, aga õpid asju selgeks ajab, ikka ei ole midagi. Kasvad ühe keele viinuga, siis korralt ei.
mõne selle pealt tuli nagu kohe. Noh, et ta on juba nagu keend ära küljes. Ma ei tea, kas nii on hea või? Ma arvan küll. Ja kas suitsu saamiseks võiks mingi soone ka sisse lõigata või? Lõika kõigepealt üks viil mulle. Vaatame, kas ta on, kuidas ta soolasus on. Saad keele otsa või? Noh. Või on vähe keeletud või? Ma ei tea. Kas ta ongi niisugune? Ei, ta ongi siuke, jah. No. Võid lõigata ja väikse salgu. Paneme ta siis, aitab küll. No ongi, ta saab sisse siia suitsu. Soola võid ka sinna sisse natuke raputada. Ja no see on ilus. Soolasus on suht okei. Näita, ilus sest. Jah, valmis jah. Väga hea. Keeruliha nagu liha ikka. süütekuubikut. Mina teen endale alati tuld süütekuubikuga. Ise tehtud, hästi tehtud. Praegu, millega ma tuld teen, on mingid
üldiselt tuleb ära kasutada ja ei ole siin midagi. Nii. Siin on meil üks natukene näljane, ta käib vaatamas kogu aeg, kas saab juba tuli alla ja käib maitsmas ja hoiab silma peal söögil. Nii, suitsuahju on ka paraja temperatuuri peal, aga nüüd paneme asjad ahju. Meil on siin liha natukene, siis minu keeled. Nii, paneme liha üles. Ma panen kamara allapoole või? Kamara allapoole, jah? See just läheb üles, see on selline suurem see. Kolm aitab peale või? Mahub need ju ära sinna teise peale. Jah. Maitsen siin tõesti, ma pean selle rasvapanniga seal. Rasvapanni ka alla. Niipidi, jah, läheb üles. Ei mahu üles. Ei mahu üles. Ma paneme ta siis keskele praegu. Jah. Siia üks paneme juurde. Siia, kus minu pesin, tõmba neid natuke koomale. Siia. Noh, teeme mitmes satsis. Aini. Või proovime ikka panna selle teise ja siia. Fui. Kardan, et see tükki ei ole. Loodame, et saame kätte ilusti sellest kahjust. Kumb see pikem on? Meedan, et see on pikem. Liha suured tükid siis ja siis seal üleval on keeled. Nii et paneme natuke puid peale, laseme neil koomases olla ja siis paneme suitsu. Mulle tekkis siia ka abiline. Ja paneme laastu, meil on valmis laastud lõigatud, siin on muidugi kirssi on segamini. Kirss ja lepp. Ja lepp. Mis ma panen siis ainult leppa? Võib panna segamini, vaatame mis tuleb. Kurat, pärast tuleb nii hea, et tahaks veel. No siis teeme veel. Kõik need laastud lähevad sinna peale. Kirss annab natukene mõrguda maitse. No see hind las olla.
on korralikult suitsu siis. ma panen. Run your free. Panen ikkagi igaks juht, panen enamus lepp. Panen vähe kirsi ka veel. No. Tahapoole ka veel siia. Nüüd me oleme nii kaugel, et liha on suitsus veel, aga keeled me võtame ära. Nii. Tangid jäävad lühikeseks. Vahepeal koomale. Anna mulle noa, ole hea. Isegi hobune naerab selle peale. Vaatan teise kõrvale. See on see, et me tegelikult ühe sõime ära juba. Degusteerisime. Esimese korra kohta ütleks nii, et võiks natuke soolasemas vees keetada. Aga muidu maitset on ta väga hea. Ma ei saa täistuuga rääkida. Et tegelikult on päris hea asi, jah. Ma arvan, et kui ta jahtub, siis ta on jälle natuke teistsuguse maitsega. Maitseb paremaks, jah. Jahtunud on. Ja. Muidu on lihtsalt selline sooja liha maitse, vaata. Nii et ühesõnaga teinekord teen, siis ma panen kõvasti rohkem soola, et ta oleks soolasem. Aga muidu ikka tekstuur on hea, ta on ikkagi nagu tailiha, puhas tailiha. Ja kokku me arvestasime, hind läks alla 4 euri, oli see 4 keelt kokku, kampaanias oli. Nii et ma arvan, et siin on grammiliselt on ka rohkem kraami kui see, et sa ostad poest valmis suitsetatud ja valmis viilutatud. Et ma arvan, jah, katsetamine on hea. Ja kui meile maitseb, siis me teeme edaspidi ka ja ilmselt teemegi edaspidi ka. Nii, nüüd võtame suitsuliha ka välja. Võiks välja tõmmata. Siin on jah, hambad on ka tossusega. Võta see noa tuppa eest. Ma arvan, et see nagunii jälle välja ei tule siit. Seda vist üks tükk ainult. Jah. Paned teised tükid ka siia juurde. Vaata, kus krõbiseb veel. Vaata, kui mahlane see on. Pigistab mahla välja. Täitsa okei. Täitsa okei. Nii ilus värv ja puha. Kes selle liha ära sööb?